Läinud aasta septembrikuus näitasid nii 7 uudised kui ka telejaamadel üle maailma videopilti pakkuv uudisteagentuur Reuters, kuidas tillukesse Leevi algkooli Põlvamaal läks vaid üks õpilane. Täna oli lõpuaktuse aeg, paraku tähistas see ühtlasi ka lõppu. Just nii, ühes ema ja isaga tuli Nessa läinud aasta 1. septembril Ratsa kooli. Et pere tegeleb hobusekasvatusega, oli hobune otse oma tallist võtta. Peeti aktus sooviti Nessale ja tema 2 eelkooliealisele kaaslasele Laurale ja Seidile jõudu ning hakati tööle. Täna rippus uksel teatis lõpuaktusest. Me kõik nüüd vaatasime seda 1. septembri videot, siin nägime, missugused olid need lapsed siis ja me võime võrrelda, millised on nad praegu meil siin. Tükimad julgemad, tükimad suuremad. Kooliaastast elastele palju meelde. Suusad, uisud, Piusa koopad ja Tartu mänguasjamuuseum. Kool ise ikka ka. Tore oli, ei olnud midagi. Laps sai selle selgeks, mis vaja oli. Arvutamise ja lugemise, kuidas linnas käituda. Aga sügisel läheb Inessa juba Põlva ühisgümnaasiumi, mis on suur kool. Nüüd lõpuks on vallavolikogu siiski otsustanud Leevi kooli kinni panna. Teie olete viimased lõpetajad siin selles majas. Uuest sügisest siin enam laste kirkeid ei kosta ja koolikeeda ei helistata. Aga samas iga lõpp on millegi uue algus, et pole midagi hullu, pea püsti ja läheme ka edasi. Teeme puhtaks oma uue, uhke tunne tuleb õue. Ja kui aktus otsa sai ja lapsed olid vanematega koju läinud, keeras direktor kooli ukse kinni. Jah, selleks korraks küll. Et 78 aastat on nendes majades siin haridust antud, aga see oli viimane koolikeel siin majas.